võit võõrsil Levadia vastu, aga see kohtumine siin Kadriorus on alanud ning teisel äärel 10 Enrico Veensalu. Vaatame selle Vapruse tuleku ära, tuleb kaugelt löök ja tuleb ka esimene värav. Juba 3. minuti lõpus ei jõudnud siin koosseisuga ette lugedes number 18-ni, aga Martin Krispalberg avab varakult mänguskoori ja viib Vapruse 1-0 juhtima. On Palberg viimasel ajal ikkagi päris heas hoos. Premium-liigas on see talle juba 3. väravaks karjääris ja sel hooajal kõik need tabamused on sündinud. Rünnak paremalt äärelt Veensalu kaudu. Veensalult läheb pall karistusalasse ka, seal on Palberg võitluses ja nüüd lahtine pall, aga lendab see üle värava. Mängitakse see teine nurgalöök nüüd lühikese sööduga lahti. Pajo loob teravust, läheb palliga karistusalasse ka, sealt sööt Aaloela, aga nõrgema jalaga väljal on tõusmiskoht ka, otsib kohe läbi sööduga Palberg läheb palliga kastis, Palberg lööb, aga lööb pilt mööda. Väljakul andnud, tuleb tihtipeale päris madalale palli küsima, aga siin on Kalevi võimalus, Jürisoo saab löögile, aga lööb üle umbes meetri jagu. Tema vasakut jalga ka teatakse hästi, läheb tsenderdus karistusalasse, nüüd pall lahtine, kas saab sealt löögile, saab ja nüüd kuhu see kukub ja kukub üle otsajoone. Viies seal kõrval ka, lisaks on Kalev enda müüri ka sinna ehitanud. Famudit tiimi lööb, keerutab ja toob Nõmm selle posti kõrvalt välja, sest tõusnud üles tsenderduse koht, läheb ka tsenderdus Aaloe peaga vahel. Lahtise palli, Smirnov lööb kaugelt ja Ott Nõmm toob selle nurgast ära ja siis veel otsa tõrje. Super võimalus Kalevil ja lööb, aga Kajari blokeerib. Välja võtab lahtise palli endale, viib selle vasakule äärele Kapperile üle asted, pall kastil, Liiker sekkub seal ja lahtise palli saab. Sotšukov on tal vastas, uuesti sööt Sillale, sealt madal pall värava ette ja saab Palberg taas löögile, aga Jürisoo, Smirnov, kes läheb löögile, läheb ja päris hea löök ja teist korda käib pall postis, Vapruse värava postis ja välja. Paremal äärel on juba Veensalu palli ootamas, Jürisoo ajab väljad taga. Nüüd läheb Veensalule sööt kastiga, sealt tuleb jätkusööt ja tuleb 2-0. Tristan Pajo 41. minutil. Oli see värav õhus tegelikult nii Kalevil kui ka Vaprusel, aga lõpuks Tristan Pajo pani palli võrku ja siin mõned minutid enne poole vilet. No võib öelda, et ikkagi riietusruumi värav. Tristan Pajo poolt siis 1-1 olukord Palutaja vastu, Kapper võtab ette ka, Palutaja lendab nagu kartulikott minema, nüüd on löögikoht Pajol ja Pajo lööb, aga lööb üle värava, ei ole nii halb Kalevi vaatevinklist olema. Aga vaatame siit hoopis hea võimalus Palbergil, lahtine pall ja saab Liiker selle enda käes, aga saab Kapper palli pärnakatele. Ise vasakuga löögile madal löök ja Sander Kapper 69. minutil lõi Vapruse 3-0 juhtima ja kui sai just siin 10 minutit tagasi räägitud, et Vaprus selles vahemikus väravaid ei löö, siis Kapper ütleb, et lööme küll ja veel päris ilusa värava kaugelt. Kapper on sel hooajal resultatiivne olnud ja see peaks kuskilt tulema. Veits tooks siia mängu elu juurde. Nüüd läheb pall värava ette, ei saa sealt palliga raamidesse jätku olukorras. Lindberg paremalt äärelt hoogu üles võtmas. Smirnov ajab teda taga, läheb tsenderduskaristusalasse, Pajo on seal ja Pajo lööb, aga lööb üle mõnelt meetrilt. Ja nüüd on ka kõik. See kohtumine on siin Kadrioru staadionil lõppenud Pärnu Vapruse 3-0 võiduga Tallinna Kalevi üle. Väravad lõid Martin Krispalberg ja Ramon Smirnov. 0-3 kaotus Pärnu Vaprusele. Mängu justkui teie poolt oli, aga tulemust ei tulnud. Miks täna nii? Jaa, kahjuks oli nii täna. Ma arvan, et see jäi selle taha, et me ise ei löönud ära ja kaitses mõned lohakused ja Pärnu lõi ära. Nemad said motti sellest. Meil kahjuks motivatsioon ja tahe kuidagi tundsin, et tiimis nagu langes ja selle pealt me kaotasime. Esimesel poolajal sul endal oli ka kaks päris head võimalust, korralikud löögid, aga vastastel vist päris hea väravaht suutis mõlemad posti lükata. Jah, ma arvan, et seal vist paremini enam ei saagi lüüa, aga no aplaus Ott Nõmmele, et see on tõesti
väga hea väravat ja ma ei saa midagi talt ära võtta, järgmine kord pean sisse lööma, midagi pole teha. Nagu esimene poolaeg oli selline võrdne, teisel poolel vähemalt mulle tundus, et ikkagi Pärnu suutis seda mängu kuidagi lõpuni ära kontrollida. Te olite küll riietusruumis päris pikalt, mis need peatreeneri mõtted, juhised olid? No Alo rääkis sellest, et me julgelt mängiksime äärte kaudu, et me ei taha, et keskkaitsjad oleksid need kes teeksid mängu, et me tahame jõuda ettepoole ja kui me jõudsime ettepoole, esimene poolega vähemalt juhtus väga palju ja seda me soovisimegi teha, et me mängiksime äärtesse, kiirelt vahetaksime, vaatame pika palli, sest soone tegelikult oli võimalik seal rünnata Pärnul, aga kahjuks ei töötanud. Aga see esimene poolega on kindlasti täna siit, mida tulevikuks kaasa võtta? Ja kindlasti ja nüüd peame ka teine pooleks samamoodi mängima, et peame peeglisse vaatama ja tegema omad järeldused. Vahe on kärisenud eesolevate võistkondadega 6 punkti peale. On natukene hirmu ka, et läheb raskeks, et sellest seisust välja tulla? No rasked on, midagi ei ole teha, me peame lihtsalt võitlema edasi siin ja meil pole kaotada enam mitte midagi. Kõige tähtsam on see, et meil mängijad, eriti noored mängijad ei annaks alla ja vahetusest ka tuleksid mängijad, kes annaksid juurde ja see on kõige tähtsam. Olgu, aitäh, soovin edu. Tuleb meie juurde ka mängu esimese värava autor Martin Krispalberg. Palju õnne, 3-0 võit, mis need sinu esimesed emotsioonid on? Kõigepealt tere, et emotsioonid on väga, et 3-0 võit taga 0, et kuidas ma ütlen, võimalusi meil palju oleks väga palju rohkem lüüa, aga ma arvan, me oleme selle 3-0 võiduga väga rahul. Sa ise lõid ühe värava, aga nagu sa ütlesid, võimalusi palju. Kas veidi kripeldab ka, et ma ei tea, näiteks kübaratrikki täna ei saanud? Ikka kripeldab jah, et värav on väga hea lüüa, mis meil seal oli esimene poole 2 head võimalust veel, et peab ära lööma ründajana, aga mis teha, et täna siis nii. Kuidas sa seda mängu kulgu kirjeldaksid? Nagu Ramoniga sai räägitud, et esimene poolek tegelikult üsna võrdne, teisel poolel tundus, et saite asjad paremini enda kontrolli all. Jaa, et esimene poolega võib-olla natuke kiirustasime, et pikad pallid ja ei töötanud nagu, muidugi palju see töötas ka, aga poolel ma arvan, me rääkisime oma plaanid ära, muutsime natuke ja ma arvan, selle pealt läks teine poolega veidi kergemaks. Sul endal ka Premium liigas 3 väravat löödud. Ma ei tea, kas Kevin Kauberil oli midagi tervisega või midagi, aga tundub, et Igor Prinsil on valikut nii palju, et saab Kauberi pingil ja et sina lööd need väravad ära. No jah, ütleme niimoodi, et kui ma mängin, siis ma pean oma tööd kindlalt tegema ja ma arvan, et praegu need viimased 3-4 mängu, et kõik on õnnestunud ja ma arvan, selle pealt ma siin saangi ilusti mänguaega, aga tööd ma teen ise edasi, et ikka rohkem ja rohkem saada ja väravaid lüüa. Koondise paus oli ka tegelikult sinu jaoks päris edukas, 2 mänguga 3 väravat, lisaks Premium liigas läheb hästi, enesekindlus sul on praegu laes? Kindlasti on laes, et ründajana mul veel väravaid lüüa, neid praegu tuleb ka, et ütleme niimoodi, et kõik sujub praegu väga hästi. Pärnu Vaprus on tabelis 6. kohal, Paide linnameeskond küll mängu vähem pidanud, ees 5 punkti kaugusel, aga taga on päris turvaline vahe, Harju on, kui ma õigesti mäletan, 7 punkti kaugusel, et praegu võistkonnas ka tunnete ennast mugavalt ja vaatate pigem sinna ettepoole, et äkki esiviisikusse sekkuda? Ütleme niimoodi, et kindlasti vaatame, aga kõigepealt peab oma mängud hästi ära mängima, et praegu siin 4 mänguga või 5 mänguga on 10 punkti tulnud, et ma arvan, kõik läheb väga hästi, et võtame mängu haavalt, et need mängud ka siin on nagu nii-öelda must-win game'id, et jah, praegu kuidagi tuleb ja loodame seda kolmapäeval ka edasi jätkata. Senise hooaega saate rahule jääda? Ei, ikka väga rahule, jah. Olgu, aitäh, palju õnne!